Selles osas vaatame, kuidas regressioonimudeli jaoks ehitada kõige parem joon, mis iseloomustab andmed. Tuletame meelde, et regressioon näitab kahe tunnuse sõltuvus. Sellepärast, kui sul on juba antud andmed, nii nagu harjutuses, näiteks aastaarv ja elanike arv, siis sa võid sisestada kas paarina, näiteks meil oli aasta 1960 ja see on esimene aasta, millal meil on antud andmed, sellepärast kodeerime seda ja paneme nagu 0. Ja näiteks elanike arv oli siis 2,5 miljonit. Tuletame meelde, et GeoGebra kasutab punktid komade asemel. Kas sa võid sisestada niimoodi andmed või sa võtad siit menüüst arvutustabeli vaade. Nagu sa näed, on väga sarnane Exceli ja OpenOffice programmiga. Ja sisestame siia näiteks 0 oli esimene aasta, 2, 4, 6 ja nii edasi ning siia paned siis andmed. Mina praegu panen suvalised andmed, näiteks 12, 14, 16 ning 19. Nüüd märgistame tabelit ja vajuta hiire parem klõps. Ning seejärel vali loo punktide loend. Nagu sa näed nüüd tabeli andmetest tehtud punktid ja tehtud ka punktide loend. Tegelikult punktid on ka kantud siia, kuid võib-olla, kui sa vähendad, siis näed nüüd need kõik punktid või teine variant, hiire parem klõps teljede peale ning sa võid muuta suurust teljede vahel. See on siis X-telk ja Y-telk. Valik on sinu oma. Nüüd soovime kõik need punktid ühendada kõige parema joonega. Selle jaoks üleval menüüst, mis joonistab sirged ja jooned, võtame regressiooni sirge. Ja nüüd lihtsalt märgista, joonista nagu ristkülik nende punktide vahel. Sirge tehtud ning seal sa näed ka sirge võrrand. Nii edaspidi sa võid lahendada kõik need regressioonimudeli ülesanded. Edu!